Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Oled sa kunagi märganud, et kui kedagi tabab õnnetus või tal on elus raske, küsivad kõrvalseisjad ikka jälle, kelle süü see on? On üsna inimlik otsida süüdlast, kellele näpuga näidata. Tänane evangeelium räägib olukorrast, kus Jeesusele esitati samasugune küsimus. See on lugu pimedast mehest, reeglitest, ühiskondlikust survest ja sellest, mida tähendab tõeliselt näha. Kuulakem, kuidas sellest jutustab evangelist Johannes 9. peatükis 1.41 salmis. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest ja ta jüngrid küsisid temalt: Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle, mine pese end Siloa tiigis. Siloa on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud, eks ole seesama mees, kes istus ja irjas. Ühed ütlesid, jah, ta on seesama ja teised ei, ta on vaid tema sarnane. Tema ise ütles, mina olen seesama. Siis nad küsisid, kuidas sinu silmad avanesid. Tema vastas, inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siloahi tiigi äärde ja pese end. Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks ja nad küsisid temalt, kus ta on? Ta ütles, ma ei tea. Nad viisid tema endise pimeda variserite juurde, sest see päev, mil Jeesus tegi muda ja avastas ilmad, oli hingamispäev. Ja variserid küsisid temalt nüüd omakorda, kuidas ta on saanud nägijaks. Aga tema ütles neile, ta pani muda mu silmadele ja ma pesin end ning näen nüüd. Siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumala juurest, sest ta ei pea hingamispäeva. Teised ütlesid, kuidas saab patune inimene teha niisuguseid tunnustähti ja nende vahel oli lahkmeel. Nad ütlesid nüüd taas pimedale, mine sina ise tema kohta, mida sina ise tema kohta ütled, et ta on avanud sinu silmad. Aga tema ütles, ta on prohvet. Siis ei tahtnud juudid uskuda, et ta oli olnud pime ja saanud nägijaks. Kuni nad olid kutsunud nägijaks saanu vanemad ning küsinud neilt, kas see on teie poeg, kellest te ütlete, et ta sündis pimedana? Kuidas ta siis praegu näeb? Seepeale kostsid ta vanemad, me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana, aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea ega teame ka seda, kes ta silmad avas. Küsigi tema enda käest, ta on küllalt vana ja võib iseenda kohta rääkida. Ta vanemad vastasid nõnda, sest nad kartsid juute, kuna juudid olid juba kokku leppinud, et kes iganes tema messiaks tunnistab, heidetakse kogudusest välja. Seepärast ta vanemad ütlesid, ta on küllalt vana, küsige tema enda käest.
Nad kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime ja ütlesid talle, anna au Jumalale, me teame, et see inimene on patune. Seepeale vastas too, kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte, ma olin pime, praegu aga näen. Nüüd nad küsisid temalt, mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad avas? Mees vastas neile, ma ju ütlesin teile, et teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks? Ja nad sõimasid teda ja ütlesid, sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid. Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kus tema on, seda me ei tea. Mees kostis neile, see ongi imelik, et teie ei tea, kus ta on ja ometi on ta avanud mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuule patusid, ent kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinud silmad. Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Nad kostsid talle, kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudest, tahad meid õpetada? Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates, kas sa usud inimese pojasse? Too kostis, kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Jeesus ütles talle, sa näed ju teda. See, kes sinuga räägib, ongi tema. Aga tema lausus, ma usun issand ja kummardas teda. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures ja ütlesid talle, kas meiegi oleme pimedad. Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete, me näeme, siis jääb teie patt teile. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus jalutab oma õpilastega läbi Jeruusalemma ja nad märkavad inimest, kes on sündimisest saadik pime. Õpilaste esimene reaktsioon ei ole, kuidas saaks seda inimest kuidagi aidata, vaid meile tuttav küsimus, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et on sündinud pimedana. Toona ja mis salata ka täna arvavad paljud, et haigus või kannatus on karistus mingi väärteo eest. Jeesus astub aga sellele hoiakule vastu. Ta ütleb, et pimedalt sündimise põhjus pole kellegi patt, vaid see on võimalus, et temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Jeesus ei vaata minevikku, et süüdlast otsida, vaid hindab olukorda tuleviku seisukohast. Ta näeb selles olukorras mitte probleemi, vaid võimalust näidata hoolimist ja Jumala armastust. Ja nüüd teeb Jeesus midagi pealtnäha ebatavalist. Ta sülitab maha, teeb süljest muda, määrib seda pimeda silmadele ja käsib tal minna end Silohi tiigi juurde pesema. Sellel kummalisel tegevusel on aga sügav tähendus. See meenutab loomislugu, kus looja tegi pime inimese mullast ja puhus temasse elu. Siin kohtuvad uuesti inimlik nõtrus, muda ja tervendav elu vaim. Silohi tähendab tõlkes läkitatu. Pime mees läheb, peseb end ja tuleb tagasi nägijana. Kuidagi iseenesest meenub meile siin ristimine, kus meie vana elu maeti ja me tõusime puhastena uuele elule. Nüüd võiks arvata, et algab suur rõõmupidu.
kuid me näeme vastupidist. Mineviku ja oleviku pildid ei ühildu enam ja naabrid küsivad segaduses, kas see mees on seesama Kerjus. Eks meiski peitub paras portsjon vastumeelsust ootamatutele muutustele. Kuid asi muutub veelgi keerulisemaks. Mees, kes oli olnud pime, viiakse variseride juurde, kes olid tolle aja kõige rangemad usujuhid. Ja siis selgub ootamatult, et Jeesus tervendas selle mehe hingamispäeval. Päeval, mil ei tohtinud teha mitte mingisugust tööd, isegi mitte tervendada või sellega seoses kuidagi muda veel segada. Varisere Nad armastavad korda ja reeglitest kinnipidamist. Hingamispäevaga seotud reeglid on neile tähtsamad kui abi saanud inimene. Ja nad otsustavadki, kuna Jeesus rikkus reeglid, siis ei saa ta olla Jumalast. Ärgem unustagem, et meis kõigis elab väike korda ja reegleid armastav bürokraat. Ja nüüd kutsutakse tunnistajaks tolle mehe vanemad. Peab arvestama, et tekkinud olukorras ähvardab Jeesuse pooldajaid kogukonnast väljaheitmine, midagi sotsiaalse tühistamise sarnast. Vanemad tunnevad oma poja küll ära, aga nad on hirmul, et keelduvad midagi enamat ütlemast. Nad ütlevad, küsige temalt enda käest, ta on küllalt vana. Terveks saanu jääb aga oma kogemusel kindlaks. Kui ta uuesti üle kuulatakse ja Jeesust patuseks nimetatakse, ütleb ta lihtsalt, kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte, ma olin pime, praegu aga näen. Selle peale heidavad usujuhid ta kogudusest välja. Kuid lugu sellega ei lõppe. Kui mees on kogukonnast välja heidetud, leiab Jeesus ta uuesti üles ja küsib tema käest, kas ta usub. Ja mees vastab, ma usun, issand, ja kummardab teda. Just siin jõuab see meest lisaks füüsilisele nägemisele ka vaimse valguseni. Ta näeb nüüd issandat mitte ainult silmadega, vaid ka südame ja mõistusega. Aga teistel ütleb Jeesus otsustavalt, et ta on tulnud siia maailma, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema. Ja need, kes arvavad, et nägevad, jääksid pimedaks. Nii jääb meile lõpuks küsimus, kes on selles loos tõeline pime ja kes nägija. Kas meiegi pole vahel pimedusega löödud, kui otsime igas raskuses süüdlasi? Või oleme nagu need naabrid, kes ei suuda aktsepteerida kaasinimese tervenemist? Või oleme nagu selle mehe vanemad, kes kardavad sotsiaalset survet? Või oleme nagu variserid, kelle jaoks eeskirjad on tähtsamad kui kaastunne ja kaasinimeste tervis? Sõbrad, tänane evangeelium kutsub meid astuma süüdistavast minevikust armastavasse tulevikku, pimedusest valgusse. Jumal ei ole reeglite, vaid valguse ja elu Jumal. Palvetagem. Issand, anna meile andeks, kui oleme otsinud minevikku sealt, kus sina tegeled tervendava tulevikuga. Õpeta meid nägema oma kaasinimesi avatud südame ja tervendava armastusega. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.